kõigile, täna on emadepäev, kell on täpselt 7 hommikul. Ma olen Circle K's, tankisin ja sõidan Kehra. Ma lõpetasin töö pool tundi tagasi, käisin ruttu kodust läbi ja nüüd sõidan vanemate juurde. Seal mul on plaanis magada ja ühesõnaga tähistame siis natuke emadepäeva ka Sonja ja minu emaga ja siis vaatame ühesõnaga, kuidas see päev seal välja näeb, sest et tegelikult täna öösel ma pean uuesti minema tööle, aga täna on viimane öö, nii et mis punn mul siin on. Nii et elan üle selle, kui ma täna väga magada ei saa. Vot, aga hakkame sõitma. Kes see naerab seal? Kas see mängib kassiga? Kas see mängib kisuga või? Mis sa teed? Joo, aitäh. Aga sina on oma emmele ka. Emmele ka nüüd. Anna emmele. Et jagame neid või? Jah. Jagame jah. Joo. Ну, а ты спать не хочешь? Тебе только подушку покажите уже. Ну, Думаешь, о нашем. Да все равно. Это не. Niimoodi. Kell on 1. Veits on väsinud. Või noh, tegelikult ma ei ole väsinud. Praegu mul on okei olla. Appi, miks see asi peab siin olema? Okei, meil oli päris tore uni oli täna. сколько надо разделить вот эту вещь? Да? Так, вот на 8 частей делишь. Все. Хорошо это запомнил? Это же легко. Вник и главное. Что работает? Kell saab 50 minuti pärast. Ma olen 2 korda ärganud tänase päeva jooksul. Ärkasin siis mingi enne. See oli 12:30 või? Ja siis Sonja läks tund aega hiljem läks uinakusse ja siis ma läksin koos temaga. Ja nüüd me oleme siis üleval. Ja ma ei tea, siis kui hommikul oli väga ilus siuke päikseline ilm, siis praegu ilma tahad või? Hakkan emale kulmi tegema. Kas on mõllel? Pihme. Sai teeme maskipinstli. See on siuke vaheetapp. Teine ka. No, kas said nüüd? Jah? Kas teen veel või? Mida? Küll selle teise. Nüüd on nii ilusad kulmud sul, jah? Nagu emmelgi. Emmel on ka? Ära puutu, see on värv on peal. Mida see? Aga see ei saa, see teeb ai on. Ja ai on. Ja siia. Oi, mis ma siin küll on nuki alla jäi. Oh sina. Nii, ajasin ema ja Sonja õue. Noh, ise olen ka, ma käisin kirjalt poes, ostsin Barbaris limonaadi, pole seda kunagi proovinud. Siis on siin jäätis, salat ja kananäksid.
aga jah, ma tahan seda proovida. Kell on juba 5 läbi hommikul ja noh, tegelikult mul oli terve öö siin oleks olnud aega vlogida. Tegelikult ma tegin tööd onju, et noh, selles mõttes ei oleks olnud, aga mida siin kajab ja noh, kõik magavad onju, Sonja, mu isa, ema ja ma ise teen tööd. Veits sain ka raamatut lugeda, olid mingid vaiksemad hetked ja tund aega veel ja siis ma saan ka magama minna. Aga emadepäev oli sihuke noh, tore, et sain nagu olla Sonjaga ja emaga sel päeval, aga paraku nagu väga palju ei jõudnud teha onju, sest et pool päeva ma nagu magasin maha. Oti siis õde käis oma lastega külas korraks ja sihuke päev oligi ja nüüd ma arvan, et ma vlogin ka meie vabupäevi või noh, suht kindlalt, et vaatame, mis me teeme, meil mingeid plaane pole jooksvalt, siis mõtleme miskit välja, ilmad peaksid olema mega head ja ma olen täiesti 100% Sonja päralt, sest et Tripoli on mu õe juures. Nimelt mu õe laps siis, tütar, käis õel pinda, et ta tahab koera. Õde ütles, teate, proovime enne Tripoliga ja käis talle ka nagu uni peale, et millal tädi toob, et ma tahan Tripolit. Ma viisin Tripoli talle reedel, täna on esmaspäev ja peale esimest päeva ta juba ütles, et ta ei taha koera. Ja siis ma ütlesin talle, et no, et kas ma tulen võtan Tripoli ära, siis ta mingi ei, ma tahan Tripolit. Ütlesin okei, et noh, võib-olla ta ei taha uut koera, ta ei taha päriseks endale koera. Ja noh, jah, peale 3. päeva ta juba ei tahtnud isegi Tripolit. Siis reede lõppu pühapäev, eile ta siis ütleski, et ta enam ei taha. Ja aga ma ütlesin talle, et tead, meil oli kokkulepe nädal aega, nii et sa pead temaga olema, sul ei ole muud varianti. Noh, muidugi, kui ta nüüd nagu kategooriliselt seal ütleb, et ei, et tema ei taha ja tema ei jaksa ja tema ei oska ja mis iganes, et siis ma lähen võtan ta ära. Aga ma loodan ikkagi, et nad annavad mulle need 4 vaba päeva. Et ma saan ainult olla Sonjaga. Et mu aju ei pea lõhkema ja mu keha selle koormuse alla andma. Et saan natukenegi võtta kergemalt ja rahulikumalt. Vot, aga ma vaatan natuke Kaisa vlogi või noh, kuulan pigem ja teen tööd samal ajal. See on Kisa. Wow. Mis sa said? Mõtle, neid ei rull. Mõtle, Sonja, rull. Kukub maha, Tibu. Näita. Tõmba tagasi. Mis see? Kus sa panin siis siuksed asjad?
näita, kus magab vana. Kus vana magab? Kus on vana padi? Nii, kus Sonja magab? Ja kus emme magab? Tegelikult ei maga, Sonja magab seal. Sonja, mis teed? Потому что здесь болезни как спортсмен, физические данные не влияют. То есть в этом плане достаточно гибкие условия для поступления. Артур, а почему ты выбрал Nii rahul omadega. Tšau, Sonja. Tšau. Tšau, lehvita emmele. Tšau. Nagu näha, me oleme kodus. Vaata, sul on seal brokoli. Ja kell on juba õhtu, kell saab 8. Ja ma olin nagu hommiku üleval ja ma läksin mingi, isa läks Sonjaga õue, mingi 11 paiku, siis ma olin mingi okei, et ma lähen nagu tukastan veits nii kaua, kui Sonja läheb magama. Panen ta magama ja siis võib-olla magan temaga koos. Ja lõpuks oli see, et kuskil kell 1, siis natukene 1 ema tuli tuppa, pani Sonja voodisse ja Sonja ei tahtnud minuga olla, ta karjus vana. Ehk siis ta tahtis vanaemaga olla ja mina sain edasi nagu voodis lebadest, et ta nagu konkreetselt, ta vist nagu ehmatas selle peale, et mina olin seal pimedas toas juba. Ja siis ma järsku tulin välja, sest arvas, et mind ei ole, on ju. Ja ta oli nagu kogu aeg terve selle aja vanaemaga olnud ja siis oli ühesõnaga. Ja siis me koos magasime kella 5-ni. Mamma katsas põhimõtteliselt kella 1 väikse ärkamisega kella 5-ni. No ma ei tea, mis me täna teeme. Nagu kell 8 on ja meil pole unest nagu haisugi. Ilm on ka siuke, et no ei hakka õue minema ju. Oleks päikseline, siis võib-olla veel. Aga hästi pilvine on. Nüüd ma ei tea. 9, 10-ni võib-olla poole 10-ni tiksume. Kodus teeme asju. Praegu sööme siin, sest et on ikka siuke veits uimane olek. Ja teen brokolit Kiievi kotletiga. Brokoli on seal kausis või seal taldriku peal. Ühesõnaga jah, siuke. Ma ei tea, vaatan, mõtlesin, teen võib-olla nädala vlogi. Ja kui põnev meil siin elu tuleb. Lähme pissule. Nii läheme. Meil on veits. Aga lähme siis potile. Meil on... Kas sa teed nalja või? Tule siis. Tule tagasi pärast. Jaa, me teeme njam edasi, aga vahepeal teeme pissu. Meil on kas 2 nädalat või? Pigem 3 nädalat juba on Sonja selles mõttes päeval, ärkvel olek vajal pampassi vaba. Ja ta päris kiiresti nagu sai aru, et tuleb potti teha. Muidugi, oi näe, tegidki, tule. Muidugi oli isegi see eelmisel nädalal ema ütles, et ükskord unustas ennast mängima ja no, panime. Ups, no. Ja emme tarkale peale. Unustas ennast mängima ja siis tuli püksi, aga muidu ta on väga tubli, ta küll võib-olla iga kord ei ütle, et tahab pissida, aga kui sa paned ta potile, siis sealt tuleb midagi. Ja lähme kallame ära. Ja veel on meil väga hea uudis. See oli nüüd nädal aega, üle nädala, natuke 1,5 nädalat äkki. On Sonja olnud... Ei, see oli nädal aega tagasi, täpselt nädal aega tagasi.
on ta. Ehk siis meil ei ole abivahendit seda, mis see suhu käib. Ja lihtsalt päevapealt mõtlesin, ei, aitab. Läks see meil suht kergelt, et praegu ta isegi ei meenuta seda. Ma olen siin välja kattinud osasid, aga juba 8 minutit on täis. Ja ma üritan siin rääkida ja samal ajal tegeleda siis vajalike asjadega, metsinimesega. Nii et, nii, ja ma ei tea, rohkem meil vist mingeid uudiseid ei ole. Selliseid suuri muutusi nii-öelda Soonjaga ja arenguid. Lobiseb palju. Ja lobised, jah. Järgi ütled kõike. Mis su venekeelsed lemmiksõnad on? Kaša. Mis sa veel ütled? Mis sa veel vene keeles ütled? Kaša. Siis ütles tõrku. Auku. Jah. Auk oli pükstes sul. Ja kuusat, süüa. No on ikka sõnu. No nüüd mul isa nagu ikkagi üritab hoida seda. Et muidugi suurem osa sai Soonja sealt oma isalt ja teiselt vanaemalt, aga mu isa ka ikkagi. Tahad minna või? Olgu, ma pean minema. Võtad selle kaasa. Mis sa veel vanni kaasa võtad? Mine vaata enda sealt korvist. Mis sa võtad veel kaasa? Kas sa palli leidsid? Leidsid palli või? Ei võta palli kaasa või? Võtad palli kaasa äkki? No vaata, kus su pall on. Ei ole kadunud. Kuskil ta peab olema. Keegi ei võtnud, kedagi pole olnud siin. Keegi pole käinud siin. On ju? Tegin mingi aeg Timust tellimuse ja see on mega hea asi. Nagu, see on ta lemmikmängu asi praegu. Aga ma ei tea, ma vaatan, kas ma viitsin teha selle hauli mingi päev. Ma tellisin päris palju asju talle 50 € eest. Isegi mäletan, mis seal kõik oli. Aga see oli nagu hitt. See ja siis on sellised plastikloomad, need ei olnud sellises karbis, aga need on siia pandud ära. Päris plast, no jah, ikka plast on need. Aga need veits naljakad näiteks. Ma ei tea, kas see seisab püsti või? Seisab isegi. See hobune oli ka veits käepakas. Ei seisab ikka. Ühesõnaga jah, sellised. Sest need minu arust, mis need poodides müüakse, need nii-öelda originaalid, need on mega kallid. Kas teda päriselt nagu huvitavad need? Ma ei ole kindel, et ma proovin nende odavat. Urr teeb niimoodi. Kes see teeb niimoodi? Tiiger teeb nii või? Kas sa palli leidsid? Palli? Keegi võttis palli ära või? Kas lähme vaatame emmega koos sinna ka post? Äkki on seal kastis? Ma tule vaatama. No, ma olen kindel, et see pall on kuskil. Näe! Mis see on? Peppa. No, Peppa mis? Peppa pall. No, võta kaasa. Aitan või? Kõik? Jah. Ja sa ütlesid, ei ole. Nii, me lähme vanni. Jah, vanni lähme. Kell 8:30. Me lähme vanni. Ja vanni järelikult. No. Ja, teeme alt ka veel. Alt. Märjaks ka vahepeal.
nii. nagu näha, siis ma olen pesus ära käinud. ma lihtsalt nagu panin kõiki juuksetooteid, pesin pea ära, tegin maski, panin seerumit veel, samamoodi näole, kehale. ma vaatan, kas ma leian audioraamatu, ühe McFadeni üks raamat, mis mul lugemata tema omadest, sest eilse raamatu ma sain läbi. Mega põnev oli, see oli see sissetungija, täiega soovitan seda lugeda. Ja ma ema ütles, et see õpetaja on ka hästi huvitav, tema luges selle paberkandjal raamatu, aga tunnen, et ma ei jaksa, ma ei viitsi lugeda praegu. Et ma tahaks audioraamatut ja ma tean, et ma kunagi hakkasin seda ingliskeelset varianti lugema, aga ma pean seal lihtsalt üles leidma, et kus ma selle leidsin. Ja siis natuke kuulan ja lähen magama. Proovin vaata, kui hästi ma täna magan ja mis kell see uni üldse tuleb. Tere hommikust. Kell on 7 natuke läbi ja mu laps ärkas natukene 7. Miks ta ei või magada kauem? Tee lõpuks jälle magama 10:30. Crazy. Ja mul kuulasin audioraamatut eile. Ja siis ma olen mingi okei, ma täiega keskendun. Ma keskendusingi. Aga mingi hetk ma ikkagi tapasin end sellelt, et ma olin magama jäänud. Ja siis ma kuulen mingit juttu. Ma panin telefoni kinni ühesõnaga. Ja ma teagi mingi... Ja kell oli 12:30. Ja siis... nii kaua kui uinusin uuesti, ma arvan kell 1. Aga... Lähme sööme hommikust ja siis lähme päevaga edasi. Keegi näris katki. Ei, Sonja. Sonja. Koerad on ju. Part. Jänes. Jaa, kisu. Seal olime Sonja toas, mängisime natuke, lugesime raamatuid. Kuidagi nii külm hakkas, panin pusa selga, isegi villased sokid panin jalga, sest kisub vihmale vist õues ja siuke. Mõtlesin, panen radika ka tööle, kuigi ma arvan, et maikuus juba on küte nagu välja lülitatud, aga midagi ta susiseb seal.
nii et vist ikkagi äkki midagi toimub, natuke soojemaks äkki läheb. Aga ma panin soonele multikad, sest miks mitte. Ja ma ise hakkan tegema küpsiseid. Mul on siin mega rõvedad banaanid. Ma spetsiaalselt ei kasutanud neid ära, sest et ma tahan smuutit teha nüüd kas täna või homme ja ma tahan siis nüüd küpsiseid teha. Ma mõtlesin alguses, et ma tavaliselt teen kaerahelveste ja banaaniga ja siis panen sinna seda rusinaid, et nagu muna asemel see banaan nagu seob seda kõike. Aga mõtlesin, täna ma proovin kookoshelvestega. Kus mul on siin see? Siin pakk kookoshelbeid. Jällegi mõtlesin, et teeks neid kuhjasid võiga, sest mul on võiga välja võetud. Aga ühesõnaga ei. Ma otsusin, et ma teen kaerahelbe küpsiseid võiga. Panen sinna rusinaid ja värke ja mingit jahu ja ma ei tea, mis seal veel olid mingi retseptis. Ja siis ma proovin banaaniga neid. Ongi üks banaan ja 100 grammi kookoshelbeid. Sa ütlesid seda, ei taha mozzarellat, jah? Nüüd ka siia või? Nüüd ilmub siia kohe üks inimene. Mis sul siin on? Praht. See on see tomat. Jaa, tomat on see. Vot, nii et ma arvan, et me oleme täna kodused. Teeme süüa. Lõunasöögiks on meil plaanis teha suvikõrvits ära riivida, pannil vedelik välja aurutada ja rõõskakoort ja siis teisel pannil praadida peikon ja siis pasta, ühesõnaga. Ja seda me teeme pärast. Mis seda? Õnne, seal on õun. Õun on seal, mõni sinna poole. Me paneb sulle õuna siia. Palun. See on banaan. Aga siin on õun, aga seda õuna me ei võta, meil on siin lõigatud, näe. Jaa, lõigatud on õun. Vot, ja siis ma teen kotlette ka või mingi lihapalle. Ja Hämme teeb lihapalle. Et homme siis ei pea sellega tegelema ja mõtlema. Jah. Vot ühesõnaga täna on siuke toidu tegemise päev üldiselt. Ja lõpus. Need banaani kookose küpsised nii kuivad, siuksed veits kõrbes ääred ära, aga selles mõttes seda kõrbemaitset ei ole siin hullult, aga need on nii kuivad, ma ei soovita neid teha. Pigem teha neid klassikaliseid kookoskuhjasid ja siis ma tegin ka kaeraküpsiseid rosinatega. Nii et need on valmis ja siin on meil väike segadus, sest Sonja käis kapi kallal. Aga mul tuli esmaspäeva pakk, eile tegin tellimuse ja juba tuli päris kiiresti. Oled väga leidnud. Ja me lähme sellel järgi, siis tuleme koju, teen süüa ja siis lähme magama. Ja. Käisime ära. Ülihea meil nüüd ehitati siia lähemale üks keskus, kus on ka pakiautomaat. Seal on küll ainult TPD, aga siiski. Ja see on 10 minutit kõndida sinna ja tagasi on siis 20 mintsa, kui eelmine pakiautomaat, kus me käisime kogu aeg, kus ma tellisin oma asju, see oli 20 mintsa sinna ja tagasi 20 mintsa, nagu ma hoian kokku 20 minutit, väga hea. Nii, aga vaatame, mis siin pakis meil tuli. Selle kõik siin katsi. Tulin praegu siia mänguplatsile maja juurde, kuna aega on küll. Tas mängib natuke. Tellisin Sonjale, meil on D-vitamiin, aga tuleb välja, et see on alates 3-aastastele. Ma ostsin sellise beebidele. Kookosõliga. Okei, väga tore. Siis
ma ostsin sellise, mis on pesemisvaht. Mul praegune mis ta on see? Ta ei ole vaht, ta on nagu siuke treener, et see on tegelikult nagu otsas kohe-kohe. Nii et selle ostsin. Võtsin hinna järgi täiesti nagu. Siis me saime väikse sudokreemi kingituseks. Ilmselt beebidele. Siuke pisikene, mul oli selline suur ja see lihtsalt me ei kasutanud seda ja see kaotaski kehtivuse ja siis põhimõtteliselt mingi 2 korda saime kasutada. Siis sain kingituseks sellise, selle ma valisin ka, see oli seal päris suur on see tegelikult. See on päikesepuuder tundlikule nahale. See jah, kui 49 € eest vähemalt tellida, siis saad selline ja peegel ka. Ei vihma sobistab juba. Me enne saime ka väiksed üksikud vihmapiisad. Ja siis ma ostsin kreemi anti-aging. Sest et olgem ausad, vanus juba on 35, nii et tuleb hakata kasutama selliseid kreeme. Eduarilu lemmik. Jällegi vaatasin ka 50% olid kõik need asjad soodukaga. Et väga head diilid. Ja mul on tegelikult praegu see, mis Sonja ise kinkis mulle sünnipäevaks. Seal veel on päris palju seda, aga räägin, kuna oli pakkumine ja mõtlesin, et nagu kreeme kulub, siis why not. Nii et selline väike haul. Eile tegin ka koerale toidu tellimise, aga see, seal ei ole midagi, mis on huvitavat näidata on. Tavaliselt olin talle plaatinumi. Võtsin 3 erinevat toitu, erineva maitsega siis tähendab. Ja kusjuures nüüd ma viisin õele koera onju. Ja ma teen niimoodi, et ma panen alati seda plaatinumi toitu ja panen veel mingit teist krõbinat, mingit täiesti suvalist. Et ei oleks nii üksluine ja nüüd seekord sattus niimoodi, et seda teist toitu on rohkem seal tema konteineris kui plaatinumi ja ta ei olnud nõus seda sööma. Ta ei söönud üks hommik ja siis ma ütlesin õele, okei, et proovi nagu sega paremini ära või siis noki välja need tumedamad ja ta sõi neid. Ehk siis asi oligi selles jah, et seal oli liiga palju seda teist toitu ja ta ei tahtnud. Ja nüüd loodetavasti äkki homme, hiljemalt ülehomme peaks saama kätte, pean poodi järgi minema sellele. Ja siis saab kohe rahulikuid jälle süüa oma krõbinaid hommikuti, et õhtul seda liha ikka, see läheb väga hea isuga. Aga oleme natuke õues, vaatame, kuni vihm läheb täitsa tugevaks ja siis kobime tuppa, teeme süüa seda pastat, mis ma rääkisin. Juba riivisin kodus selle suvikõrvitsa ära ja tükeldasin peekoni. Nüüd on vaja lihtsalt kõik valmistada ära. Aga sellega ei lähe kaua. Kell on 11.05. Sonja läheb mingi 12:30, ma arvan, magama. Või kell 1 hiljemalt, sest ma arvan, et ta on väga väsinud täna. Ma olen ka väsinud. Ma mõtlesin, et ma ei lähe magama temaga koos päeval. Aga ma ei tea, samas on nagu väsimus. Ja vaatan, võib-olla proovin olla üleval või siis lihtsalt lähen pikali diivanile, et ma ei lähe voodisse, sest kui ma voodisse lähen, siis ma olen kindlasti magamas, seal on pime ja siuke mõnus. Jah, võib-olla tõesti kuulan parem seda audioraamatut. Ma tahtsin teha 3. samba endale. Juba nädal aega vist võtnud hoogu sellega. Või ma olen nagu alustanud seda asja, et ma olen uurinud, mis need sambad, kus mida pakutakse, kus on kõige parem ja tuleb välja, et see tulev või mingi selline on kõige parema nagu kasvuprotsendiga ja kõike sellist. Et ja see Kristi, ma ei tea, mis ta perekonnanimi, mul ei tule meelde, aga see investor, tema ka nagu soovitab seda. Et jah, ühesõnaga mitmeid soovitusi saanud selle tuleva osas, nii et ma arvan, et sinna ma ka selle avan, lihtsalt pean asja kätte võtma, et ära teha see, sest et omal ajal ma läksin vooluga kaasa ja võtsin teise samba välja. Jah, mis seal ikka, mis seal enam kahetseda on ju.
et sai korter samal aastal ostetud ja sai sissemaksu natuke suurendatud ja mööblid ja kõik asjad ostetud, et selles mõttes läks nagu asja ette, et ei läinud täiesti mingi, et ma lihtsalt laristasin selle kuskile tühja ära, onju. Et vähemalt nii paljugi on, ütleme, mu süda rahul. Mida teed tal haiget? Ai on tal. Kipelgas. Väga hea. Ja tisu. Nii, tõsiasi on see, et Sonja sõi, palju sa sõid? 3 makaroni või? 4 võib-olla. Ma ei tea, hästi vähe. Ja me teeme siin seda, oota, see on toores. Teen kotlette, täitsin mingi retsepti, kus oli, et toorjuust panna sisse. No, mul on toorjuust, et why not? Paneme selle siia sisse. Siis vaatame, mis siit välja tuleb meil. Ja riivjuustu mul ei olnud, ma arvasin, et mul on. Mis riivjuustu seda? Riivsaia. Ja ma panin selle asemel siia, siis on see mingi panko või? Ühesõnaga see Aasia-pärane selline, no see, millega teha neid krõbedaks neid, mida krõbekanat ja värki. Panin selle, nüüd vaatame, kuidas see välja tuleb. No kas ta kaob siia ära tegelikult, et alguses oli küll, mõtlesin, issand jumal, et veits palju sai seda, aga täitsa siia ära kodunud praegu küll. Mis meil siin on? Toorjuust on ikka korralikult selle valgeks teinud siin kõik. Aga ma arvan, tulevad mahlased ja mõnusad maitsega. Mul oli küüslaugu jürtidega on see toorjuust. Nii, et teen need valmis. Ja noh, ma ei tea, kas me täna sööme, mul on suppi on meil. Ja meil on sügav külmas oli suppi. Siis ükskord ma tegin nii palju suppi, et ja ma teadsin, et me ei söö seda ära, et siis ma panin juba mingi aeg selle sügav külma. Sellega on kõik. Teaks, ma jõuan need ära praegu, ma peaks tegelikult magama hakkama minema. Ma jõuan küll, mingi pool tundi on aega. Lasin siin seda kaeraküpsist, mis me tegime. Ma tegin. Täiega head on tegelikult. Nii et jaa. Ei ole nagu liiga magus, aga samas on maitset ka. Sa tahad ka või? Kus sa tahad minna? Kus sa tahad minna? Käsi. Neid viistad siin. Kas sa tahad küpsist? Ampsu tahad? Kas sa tahad enda tuppa minna või? Kas sa tahad enda tuppa minna? No, võetigi mul see küpsis käest ära. Aga pole hullu, küpsised on meil kuhjaga. Ja me peame tegelikult minema nüüd koeratoidule järgi. Nüüd varsti. Sest et jällegi üllataval kombel sai see tellimus valmis ja saab juba järgi minna. Nii et ma arvan, me lähmegi käime sellel järel. Siis ma sõidan õe juurde, annan talle seda koeratoitu, et koer saaks rahulikult süüa. Ja ega rohkem polegi. Võib-olla oleme seal natsa ja siis tuleme koju. Lihapallid tulid väga head ka. Mega sellised mahlased, ei ole nagu kuivad ega midagi ja sellised pehmed ja hästi-hästi head. Ja Sonja sõi ka ühe ära. Nii et sööb siin oma küpsise ja mustikat sõi ära ja mis siin veel on, et näksi ja siis asume teele. Aga ma arvan, ma tõmban selle vlogi tegelikult siin kokku, sest et ma juba vahepeal monteerisin veits ja siis vaatasin, et päris pikk.
kuigi ainult. täna on teisipäeva. No tegelikult 3 päeva materjali ei ole väga vähe. aga ma olen jäppinud päris palju vlogi jooksul, nii et sellepärast tuli ka nii pikk. Päh vä? Kas see on kõrbend vä? See on rosin? Aga see oli ju kõrbend rosin. Kõrbend rosin, jah. Vot, aga aitäh, et vaatasid ja näeme juba järgmine nädal äkki. Tšau!